Tere! Mina olen Merili Raudmäe ja ma olen Tartu Forseliuse kooli matemaatikaõpetaja. Õpetaja olen ma nüüdseks olnud kohe juba 4 aastat, millest viimased 2 olen töötanud Tartu Forseliuse koolis täiskohaga matemaatikaõpetajana. Minu teekond õpetamiseni ei ole olnud suur ning eriline, vaid minus on alati olnud soov saada õpetajaks. Matemaatika hakkas mulle meeldima juba põhikoolis ning minu huvi kandus edasi ka gümnaasiumisse, kus õpetaja suutis tekitada tunde, et ka kõige keerulisemad ülesanded on tehtavad ning ma otsustasin samuti saada matemaatikaõpetajaks. Astusin sisse Tartu Ülikooli haridusteaduste reaalsuunale ning õppisin matemaatika ja informaatika õpetajaks. Magistris jätkasin oma õpinguid Tartu Ülikooli põhikooli mitmeaineõpetaja erialal ning lõpetasin matemaatika ja informaatika õpetaja kutse ning ka sotsiaalpedagoogi kutsega. Aga tulles tagasi minu töö juurde Tartu Forseliuse koolis, siis ma pean eriliseks seda, et ma toimetan meie kooli andekate ning matemaatika huviliste õpilastega. Nimelt meil on nopperingid, kuhu me oleme noppinud kokku 2. ja 3. kooliastme õpilased, kes on matemaatika huvilised või matemaatikas andekad. Ning nende õpilastega kohtume iganädalaselt. Koosviibimistel lahendame me nii olümpiaadi ülesandeid, arendame visuaalruumilist mõtlemist, teeme käelisi tegevusi, voldime, lahendame ülesandeid arvutis, paberil, gruppides, individuaalselt. Ehk siis proovime igasuguseid põnevaid nurki matemaatikast üles leida. Ja see omakorda ongi mind viinud soovini osaleda programmis Laend, et saada veelgi rohkem juurde ideid, millega meie noori innustada ning rõõmustada. Ning samuti ei saa ma jätta ka mainimata oma armsaid kolleege, kes samuti soovivad väga programmist osa saada läbi minu kogemuse, et me siis üheskoos saaksime põnevalt ja huvitavalt matemaatikat edasi õpetada. Aga lähme nüüd tundi. Mis sa arvad, mis on meie tänase tunni teema, kui ma näitan sulle selliseid pilte? Sport. Jaa, spordis on meie tänase tunni teema ülioluline. Miks? Mis on spordis see kõige tähtsam? Võit. Kuidas saad võita? Kui sa oled kõige kiirem. Just, me räägime täna kiirusest. Ja mina mõtlesin, et ma küsin kõigepealt sinu käest, et kuidas sina tunnetad üldse kiirust? Et kui mina küsiksin sinu käest, et kui kiiresti sa kõnnid, mida sa vastaksid? 5. Jah, no hea pakkumine. 5 kilomeetrit tunnis. Nii. Aga mis sa arvad, kui kiiresti sa jooksed? Siuke keskmine sörkjooks. Mis sa pakud? Oled kiirem ja no, ütleme 10 kilomeetrit tunnis. Aga rattaga, kas sa tead, kui kiiresti sa sõidad rattaga? Siuke keskmine. No 20, no paneme 20–25 kilomeetrit tunnis, jah? Nii, aga kuidas me nüüd teaks, kas meie tunnetus on õige või ei ole? Siis ma otsustasin, et võrdleme enda tundeid täna Google'iga. Google ütleb seda, et keskmine inimese kõnnikiirus on 4,5 kilomeetrit tunnis. Inimese keskmise sörgikiiruseks pakub ta niisugust vahemikku nagu 6,4 kuni 9,7 kilomeetrit tunnis. Ja rattasõidu kohta ütles ta mulle niimoodi, et keskmiselt sõidad sa rattaga 16–24 kilomeetrit tunnis. Aga kui sa oled eriti kogenenud, siis sõidad sa tõenäoliselt 32 kilomeetrit tunnis. Aga kust kiirus tekib? Selle me täna välja uurimegi. Ja selle jaoks, et me saaks kiirust välja uurida, mis sa arvad, mis asja me teadma peame? Me peaks teadma seda, et kui kaua me liigume ja missuguse vahemaa, see on täiesti õige. Seda, kui kaua me liigume, seda hakkame me täna ise mõõtma. Liiad endale paarilise ja mõõdate ära enda kõnnikiiruse ja jooksukiiruse. Ja vahemaa otsustan mina. Vahemaaks on täna koolistaadioni ring. Koolistaadioni ringi pikkus uurime välja geoportaalist. Hiljem koguneme klassi tagasi ja vaatame, mida me oma tulemustega peale saame.